minu selja taga on pisikene, kröömikene tublide Eesti inimeste hoolikalt välja sorteeritud pakendist. Selles saatelõigus uurime, mida kõike pakendiprügist Eestimaal edasi teha saab. Keskkonnaministeeriumi andmetel tekib Eestis elaniku kohta 311 kilogrammi jäätmeid aastas. Jäätmete kogumassist moodustab pakend pea kolmandiku, 200 000 tonni aastas. Klaasi, metallpakendi ning papiga on asi mõnevõrra loogilisem kui erinevate plastpakenditega, kuid ka neid osatakse Eestis auväärselt väärindada. See on nagu mustkuld! See pannakse siis suur pall õuest, kanistrit, valatakse ülevalt sisse. Nii, ja siit tuleb pulber välja? Siuksed tükid. Siit tuleb kamakad välja, okei. Täna külastame 3 eripalgelist ettevõtet, kes kõik plastpakenditele uue elu annavad. Veerek teeb hoolikalt sorteeritud plastpakendist Kiiu kunagises katlamajas umbes 10 tonni uut ressurssi ööpäevas. Nüüd siis, mis siin süünib? Praegu me näeme arvuti pealt. Ja purustab kapud ja teine see pusher surub siis materjali peale. Need pakendid, mis me just nägime, on juba siis purustatud hakklihaks. Täna meie põhitoodang on rahvakeeli siis kodumajapidamise kodukeemia, šampoonipudelid, mõned pesuainepudelid. Kindlasti on ka põllumajandussektori kanistrid, autoklaasipesuvedeliku kanister, ehk siis Siuke tugevam plastik. Kõva plast, mis on polüetüleen. Polüetüleen, need on head need hääldamisharjutused. Jaa, et see on põhitoodang. Kindlasti on meil ka muid sarnaseid tooted, on torud, on polüpropüleenilaadsed pudelid, torud. Laseme kotti, markeerime ära, teeme katsed ära ja läheb müüki. Ja valdas liigub see täna torutööstustele, ehitussektorisse. Kus tehakse uued torud, kaevutorud, kanalisatsioonitorud. Aga mitte Eestisse, vaid välismaale? Üle poole jääb Eestisse. Üle poole jääb Eestisse, jah? Näiteks joogiveetorusid sellest kraanist enam teha ei saa, kuna ta on tulnud ei tea kust, omadused on vähe nõrgemad. Sisaldab ei tea mida. Kui suur osa Veereki toormest on Eestist pärit, kui suur välismaalt? Kui me ainult pakendi välja jätame, et me räägime toormest, siis ma usun, et 30% võiks olla siis seda tooret, mis sobib meile ja on tekkinud Eestis. Ülejäänud tuleb? Baltikum, Kesk-Euroopa, Skandinaavia. Miks see sedasi on? Et miks me siin ainult Eesti pakendiga ei tegele? Kas siis te jääksite tööta, et ei ole nii palju pakendit või mis need põhjused on? Me töötame 24/7 või 24/5 ja Eesti pakendist meile piisaks 3-4 ööpäevaks. Kuus. Joote meie juurde. Teie ostate selle tooraine, ei saa tasuta? Tasuta ei saa, kuna sorteerimine on kulu, transport on kulu, kõik on kulu, ehk siis selle on tekkinud väärtus ja nii ta läheb. Ehk siis meie jaoks on ta tooraine, kelle jaoks prügi, aga toorainest tuleb maksta, nagu kõik teavad. Ühes otsas sisse, materjal puhtaks, graanuliks ja ongi valmis. Mida aeg edasi, seda kättesaadavamaks ning ka läbimõeldumaks pakendi sorteerimine just tavalisele inimesele läheb. Näiteks pakendiringlus, kelle koduleheküljel hulgaliselt head sorteerimisinfot, sorteerib lisaks korteriühistutele ka eraisikute konteineritest tulevad pakendit. Osa pakendiringluse kogutud plastpakendist on näiteks Veerekile tooraineks, kuid mis seal salata, pakend ei ole enam ammu prügi, vaid globaalne ressurss. Kui me vaatame plasti elutsüklit, ümbertöötamist, siis seal on nagu erinevad väärtusahelaid. Meie töötame kõige madalama väärtusahela peal ja me kasutame oma sisendmaterjalina sellist plasti, mida nagu siis muidu justkui kasutada ei saa. Ehk siis kõige madalama väärtuslikud toiduainete plastikut, mis siis sisaldab endas siis polüetüleenilisi, madala tihedusega ja kõrgtihedusega polüetüleenilisi, polüpropüleene, polüsteroole, ehk siis see, mida me näeme, kui me oma toidukorvis, kui me käime, ostame poest, mida iganes endale süüa. Eestis tuleb pakendeid meieni jõuab väga vähe, ütleme niimoodi meie tootmismahti, kui meie tootmismahud on umbes 3000, täna umbes 3000 tonni, me iga päev kasutame 10 tonni materjali. Iga päev 10 tonni pakendit saab selliseks vahvaks asjaks? Jah, et iga päev kasutame 10 tonni materjali. Kuna me töötame 24/7 ja aasta ringselt ilma seisakuteta, siis umbes 3000 tonni materjali meie vajadus on. Aga Eestis tuleb meile pakendeid umbes vahemikus 40, natukene alla 100 tonni, 40–80 tonni tuleb aastas. Sest kui me vaatame meie mahtu 3000 tonni, seda meie suurust, siis see on Eestis võeti minu teada ringluses 6000 tonni materjali
2020, et need on need avalikud andmed täna. Ehk siis meie võtame meie võimekus on võtta sellest umbes pool nagu siin selle väikse pinna peal võtta ringlusse. Põhjuseid, miks niivõrd väike hulk Eesti plastpakendist ringlusse jõuab, on erinevaid. Pakendi sorteerimisega tegelevad ettevõtted pingutavad kõvasti, et sorteerimissüsteeme arendada nii tööstuslikul kui eraisiku tasandil. Mida parem on sorteerimise kvaliteet nii meie kodudes kui sorteerimisjaamades, seda odavam tuleb lõpuks toorme oma hind. Siiski on näha sellist teatavat nagu paranemist, et natukene meiegi siin teeme tööd, et inimene ikka sorteeriks oma pakendi eraldi. Et kas on lootust või on lootust, et läheb natukenegi paremaks? No see sõltub tegelikult riigist. Meie võtame siis ringlusesse materjali, mis pärineb Saksamaalt, Hollandist, Lätist, Soomest, Rootsist, ehk siis igalt poolt mujal. Ja, päris imposantne keskkonnajalajälg kogu selle asja vedamisel. No mida me teha saame, et kui meil ei ole, kui meil ressursse ei ole siin koha peal, et tegelikult eks ta ongi natukene kurb, et me tassime kõik selle materjali siia sisse, loome sellest väärtust ja siis me veame ta jälle Eestist välja ja müüme maha, sellepärast, et meie Eestisse jääb siin umbes 3-4% materjalist jääb siia kohale, ehk siis tegelikult see sama maht, mis me Eestis saame nagu toormaterjali, sama palju umbes jääb meile siia selle toodetena maha ka nagu Eestis. Kesk-Eesti ettevõte teeb kõige madalama väärtusega toiduaine segapakendist mitusada aastat püsivat plastprofiili ja see on välismaal kõrgelt hinnatud. Eestis teavad tarbijal asuvat tehast kõige paremini RMK inimesed, kes Neularilt matkaradu tähistavad sildid tellinud ja aiaentusiastid, kes endale ettevõtte tootmisjääkidest tehtud lillekaste soetavad. Inglismaal tehakse Eesti kaubast terrasse, aedu, Norras müratõkkeid, Soomes ujuvsildu ja matkaradu. Austraalias ja Araabia maades ehitatakse Eesti plastplankudest hobusetallide sisustust. Küsimus on ka tegelikult see asi, mida me teeme, et see on nagu äge, ja kui arvestada seda näiteks, et kui need müraseinad, mis tee ääres on, et kui riik nagu tahaks, siis tegelikult sellisest mitte väärtuslikust plastist, mida muidu nagu millega mitte midagi teha ei ole, 10% umbes sellest oleks võimalik panna Eestis müratõketesse. Nii palju umbes Eesti müratõkkeid ehitab aastas, et oleks võimalik sinna panna. Need müratõkkeseinad, mida meie ehitame, need lähevad Norrasse ja sinna pannakse üles, et kui vaatame seda materjali, sealt on nagu võimalik teenida sadu miljoneid tegelikult Eestis on võimalik seda väärindada ja jätta koju nii öelda. Jah, ja see raha. See on nagu selline, et me ei pea seda kuskilt kaevama välja mingid erinevad materjali, vaid see on olemas. See on Eestisse kunagi tulnud juba. Me saame sellest nagu tuua väärtusi, siis selle uuesti maha müüa. Siiski on Eestis ka ettevõte, kes ainult väga konkreetset plastpakendit taaskasutab. No Ida-Virumaa peidab igasuguseid põnevaid kohti. Üks nendest on Kohtla-Järvel JSK keskus. Mis siin sünnib? Siin me tegeleme vahtpolüsterooli taaskasutamisega. Inimkeeles siis penoplasti. Täpselt nii. Et kõik penoplasti jäägid, mis me korjame, me suuname siia ja sellest me saame juba valmis produkti ehk siis vahtpolüsterooli graanuli. Kus te põhiliselt oma tooret saate? Meil on hästi palju kliente ja suuremas osas on need kalakastid, mida me korjame. Siis tähendab kodumasinad ka, tähendab on see koht, kus tekib. Ja eraisikud, siis Tallinna jäätmejaamad, nad ka korjavad meie jaoks ja toovad tähendab platsile. Ja siis eraisikud saavad ka meie juures käia ja nii-öelda väikesed kogused tuua, tähendab, et mitte mäkke viia. Et kõigepealt me purustame, on ju, saame nii-öelda need helbed ära. Siis tähendab talvel ta on väga niiske, on ju, siis läheb ta kuivatisse, siis tähendab ta läheb sisse siia nii-öelda katlasse, on ju, ja seal valmistub aglomeraat. Ehk siis läheb see niiskus välja, õhk ja nii edasi. Siis tähendab ta satub juba masinasse ja need üleliigsed gaasid, on ju, mis tekivad, on ju, kuna ta on vahustatud, need ongi nii-öelda seened. Ehk siis nagu ta veerutab nagu välja, üleliigsed gaasid. Siis töödeldakse materjal edasi pisikesteks kalahaisuliseks niitideks, mis granuleeritakse. Graanulit tuleb igas kuus ligi 50 tonni. Sellest saab ehteid teha, see on ilus. Lõpp-produkt on see, tähendab, et lisatakse gaasid uuesti, on ju, ja uuesti tähendab see ehituslik vahtpolüsterool. Ehk siis ta läheb penoplastik tagasi? Jaa, õige. Ehk siis nii-öelda kinnine ring, võib nii öelda.
meie oleme ainukesed, kes seda teeb, on ju, et kõige lähem konkurent on Leedus. Seda me müüme edasi, kõik läheb ekspordiks, meie kohalikud seda ei kasuta. Ühesõnaga, mida me toodame, me saadame Hispaaniasse. Plastpakend on puhas kuld. Kuidas sa täna tunned, kas see tundub sulle lausutoopia, et ühel hetkel te toodate neid vahvaid profiile ainult Eesti plastist? Pigem on see utoopia, sellepärast et tegelikult see materjaliturg on ikkagi globaalne ja materjali väärtus on kogu aeg tõusnud. See, et Eestis me tegeleme nagu lausrumalusega ja raiskame oma ressursse, et mujal see ei toimu niimoodi. Ehk siis tegelikult pakendi sorteerimine on väga-väga oluline. See ongi A ja O, et me tegelikult peamegi alustama sorteerimisest, mida iganes me oleme tänapäeval kuulnud, näinud, arvanud, siis ma arvan, et meiega tarbija kohus on ikkagi alustada iseendast.